Tere kuulama uudiseid, stuudios Rohke Develak. Oma eilse määrusega muutis valitsus ilma tasuliseks. Ilm oli siiani üks väheseid teenuseid, mida inimesed said tasuta tarbida. Praegu aga, kui ilm on juba pikemat aega väga turmiline ja sageli ka erakordne, on selge, et tasuta selline vaatemäng siiski olla ei saa. Määruse välja töötanud Keskkonnaameti teatel on selgelt tavalise nii-öelda Eesti suve eest raha küsida oleks liig, aga praegu on asi tavapärasest sageli väga kaugel ja prognoosid näitavad, et nii ka jääb. Kui ikka katused lendavad ja elekter kaob, siis on see vaatemäng ja selle eest peab maksma. Ilmatasu on esialgu 1 euro kuus iga inimese kohta olenemata vanusest. Ekstreemsete ja eriti vaatemänguliste ilmaolude korral kehtestatakse eraldi tunnitasu. Tallinna linnavalitsuses on töös aga linna juhtimise struktuuri muutmise määrus, millega loodaks lisaks linnavalitsusele ka elanike valitsus. Linnavalitsusel on igapäevaselt väga palju tööd linnastruktuuri juhtimisega ja linnavalitsuse töö korraldamisega ja linnainimestega tegelemiseks jääb juba väga vähe aega. Linnavalitsus ja inimeste valitsus saaksid kasutada eraldi eelarvet, linna eelarve jääks sama suureks kui praegu ja laekumiskohad jääksid samuti samaks. Elanike valitsus saaks omad vahendid tegutsemiseks koguda ka ise inimeste käest. Linnavalitsus on aastaid kestnud inimestega tegelemisest tegelikult väsinud. Inimesed on tülikad, neil on palju soove, plaane, hädasid, milledega tegelemise kõrval jääksid linnaasjad päris soiku. Kui elanike valitsus tööd alustab, saab linn tegeleda rahulikult oma asjadega ja linnas elavad inimesed jälle oma asjadega ja üks ei segaks teist, märgib abilinnapea, abinõuniku, tiksumisküsimuste peaspetsialisti, teise sekretäri naabri asetäitja Meelis Maho. Sotsiaalministeerium hakkab aga alates septembrikuust maksma toimetulekutoetust. Esialgu on toimetulekutoetus 300 eurot kuus ja seda toetust makstakse nendele inimestele, kes ise oma asjadega toime tulevad ega riigipoolset abi vaja. Sotsiaalministeeriumi seisukoht on, et toimetulekutoetuse maksmisega propageeritakse toimetulemist kui sellist mitte soovi pelgalt riigi kulul hakkama saada. Toimetulekutoetuse saamiseks on vaja Sotsiaalametile saata taotlus, kus märgitakse, et inimene tuleb iseendaga vabalt toime ja mingit toetust tal vaja pole ja toetus makstakse 3 päeva jooksul välja. Kui inimene enam aga toime ei tule, peab ta sellest koheselt Sotsiaalametile teada andma ja toetuse maksmine ka lõpetatakse. Valitsus loodab, et toimetulekutoetus tõstab toime tulemisest huvitatud inimeste arvu. Ja teaduse vallast. Grupp Eesti teadlasi, kes on tehisaru arendamisega pikka aega tegelenud, andsid teada uuest suunast ja on keskendunud nüüd tehistobu väljaarendamisele, mille kasutusala on tegelikult veelgi laiem. Tehisintellekt võib saavutada singulaarsuse juba lähiaastail, tehistobu arendamisel on veel pikk maa minna, sest Eestis on küllaldaselt inimesi, kes on veel rumalamad kui ükskõik milline masin. Artvere endine karjak Eedo Karp näiteks saavutas läinud nädalal singulaarsuse oma akutrilli suhtes, kui leidis võimaluse sellega suppi süüa. Tehisaru kõrval tehisaru lageduse arendamine on teadlaste sõnul võtmetähtsusega, sest seni on arvatud, et inimlikul rumalusel ei ole piire ja see saabki olema lõpuks ainus asi, millega inimene masinast üle on. Eetris olid uudised.